ilusad ilmad, ega neid kauaks ei jätku. Eestis on meil talv siis. Järjekordne reis. Seekord siis Gran Canariale. Ja mõtlesin, et teen ennem reisi asjadest ülevaate, mis me siis kaasa võtame. Meil on üks kotitäis asju, rohkem pole vaja, sellepärast et väike laps on nii suur, et talle pole enam mingeid suuri asju kaasa vaja, piimasid ja muid. Siin kotis on muidugi mõista käru, võtame käsi pagasisse, et saaksime koha peal kohe kätte. Ja siin on siis kaasas kantav pagas kott, kerlikott ja mingid väikeasi tuleb vist, väikepamp tuleb vist veel toiduga kaasa. Üks talveriiet ka vaadab, kuidas saab, et kas paneb eraldi kotti või surub kuidagi nende sisse. Läksime! Rahakott on? Sõidakott on? On. Käru on? Ruudi on? Reisi järgmine etapp. Lähme rongi peale. Nagu näha on veel natuke valge taevas. Üks päike loojub mingi 10 minuti pärast. Eestis juba nii pime. Gran Canarias on päevad ikka 4 tundi pikemad. Näed, seal on üle juure taha. Tallinnas on täiesti lumetorm. Me jäime sellest siuke tuul. Pime, jah. Nüüd on paar tundi möödas sellest, kui ma käisin siin jooksuga läbi tormi ja viisin Pakkera lennujaamasse. Nüüd on nagu palju parem. Tormi ei ole, kerge lumesadu ja tee on ka nagu suht mõistliku aja jooksul lahti lükatud. Esimene lend. Tahtsin kohe öelda, et näed, jalaruumiga pole üldse probleemi. Mul mahuvad jalad ilusti ära. Kusjuures need imelikult väiksed sahtlid mulle meeldivad ka, et suht mugav on oma väikseid asju siia panna ja lihtsalt võtta, et ei ole nagu üks suur lai, kus kõik ikkagi ära kaovad. Ja pärast sa ei tea, kas sul midagi sisse jäi või midagi. Väga hea. Tallinnast väljumine hilineb, sest lennukid töötleb selline robot. Jääemaldus. Mingi käib nagu üle, sedasi mingi käsi käib üle selle ja siis vaatab, leiab vist mingi jääga koha ja siis laseb. Okei, bye! Ma joodan, et selle läbi uue lähme. Ootamatult. Meie oleme nüüd Riias. Ja mis me siin teeme? Ootame järgmist lendu. Kaua me seda ootame? 2 tundi. Nimelt tuli välja, et meie lend on edasi lükatud 2 tundi. Peale 10 jõuab alles. Nüüd oleme Riias lõksus. Lendu lükati edasi 2 tundi. Ja 3 nüüdseks juba. Ja see on siis Riia mängunurk. Teistsugune kui Tallinna oma, pole liumäge. Pärast mitut tundi ootamist, 3,5, 4 ja põhimõtteliselt 4 tundi ootamist. Saime lõpuks ometi Riias Gran Canaria lennuki peale. Ja alguses meil pidi jääma 0,5 tundi. Ootamisaega, nüüd jäi ikka päris korralikult. Täitsa kahju, et nii pikalt läks nüüd. Kõik muutusid nii kurvaks lõpus juba ja ka siin loodetavasti varsti saab magama. Kohe kui lennukisse saime, siis Ruudi jäi magama mingi minuti pealt. Lõunaaeg. Selline näeb siis välja Air Balticu lõuna. Ikka lahti tehtud. Minul on siis Aasia stiilid kana, koogike, vein. Uuvol on tähestiku kartulid ehk kananagitsad virikatega, natuke porgandit ja Kinderi šokolaad. Ja Kerlil on kalariisiga. Väga hea. Väga tore. Vein on ka, aga veinil pole viski pärast topsikut kaasast. Nüüd ootab, kuidas veljaks, Ruudi magab ikka veel. See on nüüd mingi 3. tund juba lennukisõitu. Andres on terve aeg pidanud
sul see on? See on mu lennukijaamad, aga praegu me sigame sinna. Vaatame siit poolt ka. Siit poolt ja sealt poolt. Näed. Pea vastu kallis. Tagumik on ära väsinud. Ma kujutan ette, jah. Üldse ei saa liigutada. Vahepeal natuke nihelen ja tõstan ennast üles. Mul on piiati Nii hästi kenga vastu pidanud, et jääd. mul on tunne, et seal ongi meie sihtmärk. Bussi peale. Letsime bussi üles. Käruga oli siuke jama vist, sest käru ei olnud seal, kus ta oleks pidanud olema. Nägime, vist mingi käru check-in'is, check-out'is. No näed. Yo voy ahora, ya acabo de dejar así.